Armsad sõbrad, ma olen pannud tähele, et on mõned raamatud piiblis, mida justkui veidi peljatakse. Üks neist on prohvet Danieli raamat Vanas Testamendis, üks on kindlasti piibli kõige viimane raamat, Johannese ilmutusraamat, üks on kiri heebrealastele, mis räägib väga põhjalikult Iisraeli rahva ohvririitustest, mis Jeesuses Kristuses on lõpetatud, ja üks neist on Jaakobuse kiri, samuti Uues Testamendis. Ja seda peljatakse pisut sellepärast, et see kiri näib justkui olevat vastuolus kristliku arusaamaga, keskse usulise arusaamaga sellest, et me saame õndsaks, et meid päästetakse Jumala armu läbi ja sellest osa saamiseks on vaja õndsaks tegevat ja õigeks mõistvat usku, mitte tegusid, mitte teeneid. Me ei saa Jumala armu ära teenida. Arm on juba põhimõtteliselt midagi sellist, mis on teenimatu, mis on kingitus. Ja kuna Jaakobuse kirjas öeldakse meile, et justkui, et usust ei piisa, et usk ei või kedagi õndsaks teha, siis on paljudel küsimus, kuidas see kiri või see raamat üldse sobib Uude Testamenti. Kas siin on tõesti selline lepitamatu vastuolu, mille pärast, nagu rahvasuu teab rääkida, isegi Martin Luther olla tahtnud seda raamatut, seda kirja piibli raamatute hulgast välja heita. Tegelikult see viimane küll ei vasta tõele, aga oluline on see, et me saame õigesti aru sellest, mis on see õpetus usust, õigeks mõistmisest või õigeks saamisest ja õndsaks saamisest üksnes armu läbi, mis see usk iseenesest on ja milline koht siis on selle usu juures või selle usu kõrval nendel headel tegudel, ilma milleta Jaakobuse järgi ei ole usust mingit kasu. Sest et me loodame ju ikkagi õndsaks saada. Ja kui me teame, et me ei saa õndsaks oma teenete varal, sest et me lihtsalt ei ole seda väärt ja me teame ka seda, et Jumal oma armus on meie peale halastanud, on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse meid lunastama, kuidas me need asjad siis omavahel ikkagi päriselt kokku viime. Tänane epistel aitab meid selle juures, aitab päris tublisti. Me leiame selle Jaakobuse kirja 2. peatükist, need on salmid 8-13. Ma loen need teile ette ja siis räägime sellest, mida see kõik tähendab ja milline ikkagi on see usu ja tegude vahekord. Apostel Jaakobus ütleb nõnda. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirja sõna järgi, armasta oma ligimest nagu iseennast. Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaiks. Sest igaüks, kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Sest see, kes ütles, sa ei tohi rikkuda abielu, ütles ka, sa ei tohi tappa. Kui sa ei riku küll abielu, ent tapad, siis sa oled seadusest üle astunud. Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke, nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud. Kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Apostel räägib siin kuninglikust seadusest, milleks on tema sõnul kirjasõna armasta oma ligimest nagu iseennast. See on üks vana seaduse või Vana Testamendi käskudest.
Seda ei ole küll 10 käsu hulgas sõnasõnaliselt, aga nii nagu Uues Testamendis meile öeldakse, kui me täidame neid käske, mida me leiame sealt 10 käsu hulgast, siis nende kõikide käskude keskne mõte on just nimelt seesama. Armasta oma ligimest nagu iseennast. See on Jumala seadus, see on lausa kuninglik seadus. Aga apostli mõtte õigeks mõistmiseks me peame teadma, et kui ta siin nimetab seda kuninglikuks seaduseks, siis ei pea ta silmas mitte ainult seda, et selle käsu on andnud kuningate kuningas ehk Jumal, vaid eeskätt seda, et Jumal ise teeb seda, et tema täidab seda seadust. See on kuninglik või kuninga seadus ka selles mõttes, et tema ise on esimene, kes selle järgi käib. Me võime nüüd küsida, et kuidas Jumal, kes on ainus, kes on üle kõige, saab täita käsku armasta oma ligimest nagu iseennast. Vastus on meie kristlaste jaoks väga lihtne. Me teame ju, et Jumal on saanud inimeseks. Jumala ainusündinud poeg, Pühima kolmainsuse teine isik, on saanud inimeseks, üheks meie hulgast ja on andnud ennast meie eest, on andnud oma elu meie lunastuseks. On tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid et ise teenida ja iseennast meie eest anda. Meie eest, kes me olime ja paraku tihtipeale oleme praegugi veel patused, meie eest, keda õigusega võis lugeda Jumala vaenlaste hulka, ta andis ennast meie eest. Ja ta ütleb, et suuremat armastust ei saa olla kui see, et keegi annab oma elu oma vendade või oma sõprade eest. Ta on seda teinud. Ja kuna meie inimestena oleme tema tõeliseks inimeseks saanud, tõelise Jumala ligimesed, siis on ta seda kuninglikku käsku või kuninglikku seadust täitnud täiuslikult kuni lõpuni ja esimesena. Tema on meid enne armastanud, nii nagu ütleb apostel Johannes. Selles on armastus, mitte selles, et meie oleme teda armastanud, vaid et tema on meid armastanud ja on andnud oma ainusündinud poja, on andnud iseennast meie eest, meie lunastuseks, meie pattude kustutamiseks, meie lepitamiseks iseendaga, see tähendab meie loojaga, meie elu allikaga. Jah, see on kuninga seadus. Ja selle juurde kuulub see, et ta on seda teinud absoluutselt kõikide inimeste pärast. Iga viimase kui inimhinge pärast. Vahet tegemata. Kõikide pärast. Nõnda on Jumal maailma armastanud, nii nagu Johannese evangeeliumis öeldakse. Jumal on oma ainusündinud poja loovutanud meie kõikide eest, meie kõikide pattude andeks andmiseks. Me kõik oleme tema jaoks ligimesed. Me oleme need, kes on tema kõrval, me oleme need, kelle eest ta saab hoolitseda ja tahab hoolitseda ja hoolitsebki. Me oleme need, kes on talle lähedased, sest et Jumal ei ole kaugel mitte ühestki meist. See sõna ligimene on huvitava tähendusega nendes kahes algses piibli keeles, millest pühakiri on meie keelde tõlgitud. Kreeka keeles tähendab see enam-vähem seda sama, mida eestigi keeles ligimene, keegi, kes on sinu ligidal. Ja mitte ainult see, keda sa tunned olevat endale kuidagi lähedase, nii nagu me räägime oma lähedastest, oma omastest, vaid ligimene on sõna otseses mõttes see, kes on parajasti sinu ligidal. Ja see tähendab, et ükskõik, milline inimene parajasti on minu ligidal, milline inimene on mulle kõige lähemal, tema on see ligimene, keda ma pean armastama, kelle eest ma pean hoolt kandma, kellesse ma pean suhtuma samamoodi, nagu ma suhtun iseendasse, nagu ma tahan, et minusse suhtutakse. Armasta
oma ligimest nagu iseennast või sest et ta on selline samasugune nagu sina. Jah, me oleme kõik erinevad, aga inimestena ja Jumala ees me oleme kõik võrdsed. Ja see tähendab, et kui Jumal suhtub meisse kõigisse kui ligimestesse, tema, kes on saanud tõeliseks inimeseks, siis ei ole meil ka teist võimalust. Ja kui me suhtuksime oma ligimestesse kuidagi teisiti, kui me neil vahet teeksime, kui me oleksime erapoolikud, muide ka see on Vana Testamendi seadusega väga selgelt ära keelatud, aga kristlaste jaoks on siin midagi veelgi olulisemat, kui me oleksime erapoolikud ja teeksime inimestel vahet, põlgaksime üht ja austaksime teist, hooliksime ühest rohkem kui teisest, siis me sellega salgaksime oma usku temasse, kes on andnud ennast absoluutselt kõikide inimeste eest. Kui mina ei suhtu sellesse, kes on mulle parajasti kõige lähemal, nagu ligimesse, nii enda kui Jumala poja ligimesse, kelle eest tema on oma elu andnud, siis ma sellega ju kas teadlikult või vähemalt ebateadlikult salgan oma usu sellesse, et Jeesus Kristus on kõikide inimeste õnnistegija. Muidugi siin on väga oluline teada, mis asi see armastus ikkagi piibellikus mõttes on. Ma tulen selle juurde kohe tagasi, aga enne seda ma nimetan heebrea keele tähenduse või selle, kust tuleb heebrea keeles sõna ligimene, sest see on veidi teistsugune kui kreeka keeles ja eesti keeles. Heebrea keeles ei tähista see mitte niivõrd seda, kes on parajasti mulle lähedal või mulle kõige ligemal, vaid see tähistab seda, kelle eest mina olen kutsutud, kelle eest ma saan hoolt kanda. Kedagi, kelle eest ma saan hoolitseda ja pean hoolitsema. See on väga sarnane tegelikult sõnaga karjane, kes juhib ja hoolitseb. Vaat meie suhtumine ligimestesse peaks olema samasugune. Mis tähendab seda, et kui sa näed kedagi, kelle heaks sa saad midagi teha, siis tema ongi sinu ligimene. Siin on väga heaks illustratsiooniks Jeesuse enda jutustatud tähendamissõna ühest mehest, kes sattus teeröövlite kätte, peksti vaese omaks, peaaegu surnuks, riisuti paljaks, seal ta tee peal siis või tee ääres lamas. Temast läksid mööda preester ja templisulane ehk leviit ja ainus, kes teda aitas, oli üks samaarlane, põlatud mees juutide silmis. Ja Jeesus küsib pärast, et kes siis oli ligimeseks sellele, kes sattus röövlite kätte? Või kes võttis teda kui ligimest? Ja vastus on muidugi see põlatud samaarlane. Mitte see, kes enesest mõistetavalt peaks justkui väärima meie lugupidamist, meie armastust, meie toetust ja hoolitsust, vaid see, kes seda parajasti vajab. See on ainus kriteerium. Kui sa näed kedagi, kes vajab sinu abi ja keda sa saad aidata, siis see on sinu kohustus, sest tema ongi sellel hetkel sinu ligimene. Mitte abstraktselt keegi kuskil, mitte see, et me ütleme, et me armastame kõiki inimesi ja peame selle all silmas kõiki 8 miljardit, keda me kunagi ühtviisi armastada ei saa, vaid just nimelt see, kes juhtub parajasti olema sinu ligidal, sulle kõige lähemal, kes vajab sinu abi ja keda sa saad aidata. See on sinu ligimene ja see, kas sa oled ligimene, sõltub sellest, kuidas sa nüüd toimid. Ja see, kas sa tõeliselt usud seda, mida sa ütled uskuvat. Et Jumala poeg on saanud inimeseks, meie kõikide vennaks, meie kõikide ligimeseks ja andnud iseennast absoluutselt kõikide inimeste eest. See tuleb ka avalikuks selles, kuidas sa nüüd käitud. Kui sa näed enda kõrval seda, kes on sulle lähedal, kes vajab sinu abi ja keda sa saad aidata. Kas sa suhtud temasse nii nagu ligimesse? Pisut eespool toob apostel Jaakobus ühe näite. Ta ütleb, et kui teie koos olemisele, tõenäoliselt peab ta silmas koguduse jumalateenistust,
tuleb sisse 2 meest, üks on rikas, tal on kuldsõrmus sõrmes, tal on särav rüü seljas ja tuleb ka üks vaene, räpaseis, rõivais ja te esimesele ütlete, tule siia, tule aulisele kohale ja teisele ütlete, et istu siia minu jalajäri ette või oota üldse seal ukse juures või ukse taga, sinusugusele meil siin kohta ei ole, siis sellega te olete teinud pattu, te salgate ära tegelikult Jeesuse Kristuse usu Jeesusesse Kristusesse. Ma usun, et te juba aimate, et just siin on see, mida ma ennist ütlesin, selleks, et mõista õigesti usu ja heade tegude vahekorda. Me peame teadma, mis see usk siis õieti on, milline see meie usk peab olema. Kui meie usk on usk Jeesusesse Kristusesse, Jumala tõelisse pojasse, kes on saanud tõeliseks inimeseks ja andnud ennast mitte ainult minu eest, mitte ainult minu perekonna eest, mitte ainult tublide ja heade eest, vaid kõikide inimeste eest, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Mingit vahet ei ole, absoluutselt iga inimhinge eest. Kui ma ütlen, et see on minu usk, siis see usk peab saama ka minu eluks. See peab olema elav usk, sest et surnud usk ei saa kedagi päästa. See on see, mida apostel Jaakobus siin hiljem ütleb. Kui su usk on surnud, siis sa sured ka ise, siis oled sa ise ka vaimulikult surnud, sa oled määratud hukkuma. Ainult elav usk, selline usk, mis teeb sind tõeliselt elavaks ka selles, et sa armastad oma ligimest nagu iseennast. Ainult selline usk on õndsaks tegev usk. Seesama Jaakobus ütleb, et ka kurjad vaimud usuvad, et Jumal on olemas. Kui sa ütled, et ma usun, et Jumal on olemas. Jah, ka kurjad vaimud usuvad ja värisevad. See ei ole see usk, mis teeb meid õndsaks. Õndsaks teeb meid selline usk, kus me anname ennast täielikult üle Jumalale. Ja enda täielikult Jumalale üleandmise juurde kuulub ka see, et me elame selle kuningliku seaduse järgi, selle kuningliku seaduse kohaselt. Meie usk peab olema elav. Ja niimoodi saab meie usk ka armastuseks või üheks, lahutamatult üheks sellega, mida me mõistame armastuse all. Armastus pühakirja mõttes ei ole, ma olen seda väga mitu korda teile öelnud, mitte magusad tunded. Magusad tunded loodetavasti kaasnevad selle tõelise armastusega. Ja ma usun, me kõik teame seda. Nende inimeste puhul, kes on meile eriliselt lähedased, abikaasa puhul, laste puhul, vanemate puhul, vendade, õdede puhul, me teame, et need magusad tunded kaasnevad armastusega. See on väga suur õnnistus, see on väga suur kingitus. Me ei tohi sellesse suhtuda kuidagi üleolevalt, halvustavalt, seda alavääristada. See on Jumala and meile. See on see, mille kohta Jumal ütleb abielu armastusest rääkides, et mees ja naine, nad ei ole enam 2, nad saavad 1. Nad tõepoolest saavad 1. Aga armastus ei ole mitte ainult ja mitte eeskätt need magusad tunded, vaid armastus kuulub tahte valdkonda. See on tõde, mida ma ei väsi kordamast. See tähendab, et sa näed kedagi, kes on sinu kõrval, sa näed, et ta vajab sinu abi, sa tead, et sul on võimalik teda aidata, sinu tahe peab ütlema sulle, et ma aitan nüüd teda ja sa pead seda ka tegema. Sest see on sinu loomulik eluviis ja toimimisviis. See on, ma ütleksin, sinu olemus sellest peale, kui sa oled saanud kristlaseks. Kui sinu sees ei ela enam mitte selle maailma vaim või mingid kurjad vaimud või sinu enda isekuse vaim, vaid kui sinu sees elab Kristuse vaim, Jumala püha vaim, kes on armastus ja kelle läbi Jumala armastus on valatud ka sinu südamesse. See on pühakirja tunnistus ja see vaim teeb sind tõeliselt elavaks ja teeb ka sinu usu tõeliselt elavaks. Usu ja usus elamise vahel, ehk siis tõeliste armastuse tegude vahel ei ole vahet või ei ole
sellist vastuolu, mis paneks ühe teist välistama. Me ei saa neid kahte teineteisele kuidagi vastandada. Ja siin ei ole ka nii, et apostel Paulus justkui ütleb ühte, räägib usust ja Jaakobus, näete, räägib siin ainult tegudest. Ei, seesama Jaakobus alustab seda oma kirja 2. peatükki, rääkides usust Jeesusesse Kristusesse või täpsemalt tõlkides Jeesuse Kristuse usust. Sellest elavast usust, tõelisest usust, mille teeb elavaks armastus, mis väljendub heades tegudes. Ja apostel Paulus, kui ta räägib meile usust, Kristusesse uskumisest ja õndsaks saamisest ja sellest, et me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma ja saame õndsaks, saame päästetud üksnes armu läbi, ka tema ütleb, et aga nüüd on teie sisse valatud püha vaimu läbi Jumala armastus. See on Rooma kirja 5. peatükis. Ta räägib sellesama Rooma kirja 8. peatükis sellest, kuidas nüüd, kui Kristuse vaim elab meie sees, me peame käima uues elus. Juba siis, kui ta räägib ristimisest Rooma kirja 6. peatükis, ta rõhutab seda, et me oleme koos Kristusega surnud patule ja ülekohtule selleks, et me elaksime nüüd uut elu, et me elaksime Jumala auks ja kirkuseks, et me elaksime õiguses. Siin ei ole mingit vastuolu. Ja sellepärast ei pea me ka seda Jaakobuse kirja mitte pelgama, vaid me peame seda tõsiselt võtma, sest et see tuletab meile meelde äärmiselt olulisi asju. Just nimelt seda, et usk ei ole mingisugune abstraktsioon, see ei ole mingisugune teooria, vaid see on elu. Kui me usume Kristusesse, kes on andnud ennast kõikide eest, siis me ei saa teisiti, kui elada ise, vähemalt püüda elada ise samamoodi, käia tema eeskuju järgi. Öelda, et issand, ma tahan suhtuda kõigisse inimestesse enda ümber nagu ligimestesse. Sellesse, kes on mulle parajasti kõige lähemal, ükskõik kes see siis on. Ma tahan suhtuda temasse armastusega, mis eeskätt tähendab seda muidugi, et ma ei soovi talle midagi kurja. See tähendab aga ka seda, et ma ei ole tema suhtes ükskõikne, vaid et ma märkan, et ma näen. Ja kui ma näen, et tal on vaja minu abi, minu tuge, minu juhatust, kas või minu kohalolu, siis ma pakun seda talle. Kui mul on see võimalus, siis ma tõepoolest aitan teda. See ei tähenda, et meil ei tohiks olla neid, kes on meile kuidagi lähemal kui teised inimesed. Ma ütlesin ennist, et meie armastus ei saa olla ka midagi teoreetilist, midagi sellist, et ma ütlen, et ma armastan kõiki 8 miljardit inimest. Ma ei saa armastada 8 miljardit inimest. Ja sellepärast ongi Jumal kinkinud meile need meie kõige lähedasemad, need, kes on kõige sagedamini meie kõrval, meile kõige lähemal. Just nende juures me saame kasvada armastuses, õppida elama tõelises armastuses. Ja tihtipeale võib see olla isegi pisut keeruline või raskem kui armastada neid, kes on meile võõrad. Kui meil on endal kuidagi raske, meil on paha tuju, meil on kuskilt valus või me oleme milleski pettunud, me kipume tihtipeale panema, kannatama ka neid, kes on meile kõige lähemal ja kes tegelikult võiksid meid aidata, võiksid meid sellest, mis meid vaevab või koormab, kuidagi välja tõsta, üles tõsta. Aga me justkui ehitame mingisuguse müüri, mingisuguse okastara enda ümber ja tihtipeale teeme haiget neile, kes on meile kõige lähemal. Nii et ega seegi ei ole alati niisama lihtne, see just nimelt nende kõige ligemate oma perekonnaliikmete armastamine. Loomulikult sealt peab see algama ja see on just nimelt, nagu ma ütlesin, see koht, kus me saame armastusest tõeliselt kasvada ja armastust õppida. Aga samas, kordan veel, see ei tohi sellega piirduda. Sest kui me läheme kodust välja, siis on keegi teine meile mingil hetkel lähemal, eks ole. Ja kui see keegi teine on nagu see vaesomaks pekstud mees seal tee ääres, kellest Jeesus tähendamissõnas räägib, siis me ei tohi minna temast mööda. Nagu seal tähendamissõnas öeldakse lausa kaarega teiselt poolt teed. Ei. Ükskõik, kas ta nii-öelda objektiivselt võiks olla
meie lähedane või mitte, võib-olla ta on mingist teisest rahvusest, võib-olla ta on teisest usust, võib-olla ta vihkab meid mingil põhjusel, me ei tea seda. Meie kohustus, minu kohustus, kui ma näen kedagi, kes vajab minu abi ja ma saan teda aidata, on minna ja teda aidata. Ja see on tõepoolest kuninglik seadus ka selles mõttes, et see on midagi väga suurt. See on midagi sellist, mida ei ole päris lihtne omaks võtta, eks ole. Minu endagi mõttes, minu endagi südames, kui ma neid sõnu räägin, just kui pidevalt kuskil taustal on mingisugused ettekäänded või sellised mingisugune vastuvaidlemine, mingid vastuväited, et kuidas ikkagi niimoodi saab. Ega me ju alati ei saagi. Me ei ole ju täiuslikud. Jeesus ütleb, et me peaksime olema täiuslikud, nagu meie taevane isa on täiuslik. Tema, kes laseb vihma sadada ja päikest paista nii õigete kui ülekohtuste peale, ega me ju ei ole. Aga see ei tähenda, et me ei peaks püüdma ja tahtma olla. Sest see on meie kutsumus. See on kuninglik seadus. Ja teate mis, kui me tõepoolest suudame selle kuningliku seaduse järgi käia, kui me ükskord oleme seal maal, ei mitte omast jõust ja ilmselt mitte siin maailmas, küll aga seal tulevas, kus Kristus saab kõiges, nii nagu pühakiri ütleb, kus Kristus tõepoolest särab meie sees. Eks me siis, nii nagu Jeesus tõotab, valitsemegi seal koos temaga kuningatena. Mitte teiste üle, vaid iseenda üle. Selle oma patuse, liha ja iseka kurja loomuse üle. Sest siis me oleme tõeliselt vabad. Siin nimetatakse seda ka vabaduse seaduseks, eks ole. Meie üle mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Mõelge, kui imeline see on, kui me ühel hetkel tõepoolest võime justkui kuningatena valitseda, sest et me teame, et me käimegi selle seaduse järgi. Kui see saab meie jaoks täiesti loomulikuks, et me armastame igaüht, siis me olemegi ju tõeliselt vabad. See ongi see vabaduse seadus, see kuninglik seadus on ühtlasi ka vabaduse seadus, sest see on täiusliku ennast andva ja ennast unustava armastuse seadus. Ja see on, mis võidutseb igasuguse kohtumõistmise üle. Kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud. Halastus ja armastus käivad käsi käes, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks või võime tõlkida ka võidutseb kohtumõistmise üle. See halastus, see armastus, mille Jumal valab meie sisse ja meie peale oma püha vaimu läbi, kui see saab meie eluks, kui see saab meie enda olemuseks, nii et me tõesti armastame oma ligimest nagu iseennast, nii nagu Kristus armastab iga oma ligimest meid kõiki nagu iseennast, siis me oleme vabad. Siis me oleme vabad ka hirmust kohtumõistmise ees. Meil ei ole vaja seda karta. Sest et kui me valime armastuse, kui me kiindume armastusse, kui me elame armastuses, siis me elame ju Jumalas, kes on armastus. Ja siis meil ongi igavene elu ja õndsus.